Tere kõik Ülemiste keskuse fännid, mul on rõõm tervitada teid kõiki siit Ülemiste keskusest heategevuslikult lastekodude jõululaadalt topeltkink ja see toimub juba ei vähem ega rohkem kui 16. korda. Kohal on 21 lastekodu üle Eesti ja see on kahtlemata Tallinna tänase päeva võib-olla kõige ägedam sündmus ja mul on suur rõõm tervitada siin enda kõrval ka pealinna pead Mihhail Kõlvartit ja mul on hea rõõm talle esitada mõned küsimused. Mihhail, tere tulemast kõigepealt. Tere. Mida topeltkink teie arvates meie pealinnale juurde annab? Teate, mina usun, et igal inimesel on selline väga eriline enda energeetika. Ja kui keegi ütleb, et inimene saab maailma parandada, teha seda paremaks, siis minu jaoks see tähendab seda, et inimene kingib enda soojust, enda energeetikat teistele. Ja mida rohkem ta seda kinkib, seda parem see maailm on. Ja tänase ürituse korraldajad toovadki selliseid inimesi kokku ja see mõju ei ole ainult topeltmõju. Tegelikult see mõju on palju suurem. Ja ma seda usun ka, et kui paljud inimesed panevad seda soojust kokku, siis lootus, et maailm muutub paremaks, ongi palju suurem. No jõulude aeg on linna peale kindlasti väga tihe, väga palju toimetamist, tegutsemist, aga mis on see, mis teid isiklikult siia täna kohale tõi? Kas see sama energeetika, see soojus või mis? No tegelikult ju linna peal isiklikku aega eriti ei ole, aga mõnikord laupäeval ja mõnikord pühapäeval seda isiklikku aega on natuke rohkem. Ja siis tekib ka valik, kuidas seda kasutada. Ja mulle tundub, et ma tegin täna väga õiget valikut. See on see üritus, kus ma ka ise tahaks osaleda sõltumata enda ametikohustustest. Milline on teie soov pealinna inimestele? Milline on teie jõulusoov? Ma arvan, et ma midagi uut ei ütle. Jõulud on pereüritus ja kui iga inimene leiab jõuluajal rohkem aega enda perele, enda lastele, enda vanematele ja säilitab seda soojust terveks aastaks, siis need olid õiged jõulud. Ja ma väga tahaks, et igal inimesel nii jõuluajal kui ka terve aasta oleks rohkem inimesi, just need inimesi lähedal, kes alati soovivad toetada, aidata ja kinkida enda soojust. Aitäh, Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart. Nii et sellised sõnad siis meie pealinna pealt, kuid nüüd on mul hea meel siia mikrofoni ja kaamera ette kutsuda Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits. Kuid Guidol läheb veel üks sekund aega. Mis teid täna siin ees ootab, kui te tulete? Siin on toimumas siis lastekodude heategevuslik jõululaat, kus on kohal 21 lastekodu üle Eesti. Saate endale ja oma lähedastele valida ülitoredaid tõelise hingesoojusega tehtud kingitusi. Siin on tihe programm, kella 3 on siin seebimullide show, kell 4 astub lavale Daniel Levi ja tegevusi jätkub nii suurtele kui väikestele. Ja nüüd ma kutsun siia ette härra Guido. No palju õnne, taaskord on siis topeltkingi päev käes. Aitäh, iga aasta on see selline, ütleme, kui detsembris on ütleme, tavaliselt sellised tippasjad on jõulud, eks ole, siis võib ütelda, et meile võib-olla on see sündmus tegelikult detsembri nagu selline kulminatsioon. Ma ei mõtle nagu, ütleme, sellist, et palju rahvast või ärilises mõttes, aga selline, mis tuleb nagu hingest, eks ole. Et see on midagi, mida me oleme ise nagu algatanud, mis on väga hästi vastu võetud ja millel on tõesti nagu selline sisu olemas, eks ole, et ei ole lihtsalt nii üks vormitäide. Kui vaadata korra sinna sisusse, siis mis see sisu ja sügavam eesmärk ikkagi topeltkingil on? Sisu on ju nii, et ega
ega ühiskonna sellised hästi toime tulevad, ütleme, vormid peavad ju aitama kaasa ka seda natukene tagaplaanile jäänud inimesi või kooslusi. Ja me toome tegelikult täiesti Tallinnasse, Tallinna võib-olla kõige hotspotimasse kokku üle Eesti ja lastekodud ja lastekodude lapsed, kes võib-olla muidu tavapäraselt on oma, ütleme, siukses pisikeses suletud keskkonnas, ma ei mõtle suletud halvas mõttes, aga siiski, ütleme, piiratud keskkonnas. Nüüd nad saavad tulla rahva ette, näidata, mida nad on teinud. Ma arvan, et see ongi sisu, mida me neile pakume. Sa oled teinud siin mitu tiiru, ma näen, et sul on näos selline rõõm, ma kujutan ette, et sa kibeled juba ostlema, aga mis on need kingitused, mida siin täna pakutakse, sul on hea ülevaade? Võib-olla eks ma tulin ka siia, ma pole veel jõudnud ju kõike läbi käia, kuna ma käin siin iga aasta, eks ma ikka tean, eks ole kudumid, mis on hästi vahvad, alati on klaasist tehtud asjad, mida ise ei kujutagi ette, kuidas on võimalik teha, eks ole, selliste piiratud vahenditega, mis ütleme, lastekodudel on käes, et need on siuksed kiftid asjad ja muidugi traditsioonilised jõuluasjad, kuidagi täis topitud jõuluvanad, eks ole, kaunistatud piparkoogid, neid on hästi palju siin ja mõnikord täitsa üllatad ja mõtled just selle mõttega, et kuidas tuldi siukse asja peale, et seda asja teha. Ja see on ju tegelikult kift, kui inimesed mõtlevad. Mis on sinu jõulusoov? Minu jõulusoov on... eks on ju siuksed, ütleme, sellised konfidentsiaalsed erasoove ka, eks ole. Neid palun nüüd ongi väga hea öelda. Et kas nagu ikka siukestel minuvanustel meestel, et võtta mõned kilod alla, eks ole, järgmine aasta või olla kellegile parem oma perele, oma sõpradele, oma tuttavatel, eks ole. Aga üldiselt ma ikkagi soovin seda, eks ole, et Eesti ühiskond võrdsustuks palju rohkem, kui ta on, sest ma ütlen, see on võib-olla natuke liika pateetiline ja võib-olla isegi natuke rohkem kui tänase päeva kontekst, aga ühiskond on täpselt nii tugev ja nii rõõmus ja nii edumeelne, kui on tema, ütleme, siuksed keskmine tase või isegi allpool seda taset. Ma arvan, et see on tähtis ja see on just siuke hoolimine endast nõrgemate osas, mida me selle üritusega püüame ka omalt poolt jõudumööda kaasa aidata. Aitäh, Guido, nende ilusate mõtete eest ja kaunite soovide eest. Ma soovin Ülemiste topeltkingile täna suurepärast lendu. Nii et kui teie praegu vaatate seda ülekannet, siis võtke teadmiseks, et see laat ootab kõiki. Võite tulla ühistranspordiga, autoga, isegi kaugemalt jõuab siia kohale, sest päev kestab peaaegu kella 6 välja. Siin on pakkumisel lastekodude laste enda tehtud kingitused, mida siis teie saate endaga koju kaasa võtta ja lisaks suurepärane programm. Meil on üllatusi, meil on elavat muusikat, meil on kõike, mida hing ihkab. Nii et pidage meeles, topeltkink täna Ülemiste keskuses, tulge ja saage osa sellest imelisest sündmusest.